Head televaatajad, oleme tulnud Tartusse tudengipäevadele, et vaadata, kuidas käib üks kostümeeritud teatejooks. Aga nagu te näete, ma ei ole siin täna üksi. Meil on siin käimas kaassaatejuhi konkurss ja minu kõrval seisab imeilus Kärt ja Kärt nüüd kohe räägib pisut endast. Aitäh, Rolf! Tere, kallid televaatajad! Mina olen Kärt Pormeister, olen 19-aastane ja õpin Tartu Ülikoolis õigusteaduste esimesel kursusel. Ja täna vaatame Rolfiga, millised on kõige lahedamad kostüümid ja kõige vingemad osalejad. Indiamatus käib veel seal. Indiamatus käib. Armastav, ei armastav, on kaligakal selleks ju loodud. Ma ei tea, Kärt, mis sina arvad nendest kostüümidest? Mulle tundub, et te rõhute natuke soolistele erinevustele, et meenutab natukene mehe-naise kontrasti. Et kas on tahteline või on see juhuslikult niimoodi välja kukkunud? Ei no, lihtsalt on väike, lihtsalt testosterooni tase veres on natuke kõrge. Selge, kevad on peas, jah? Kevad on peas, jah. Väga lahe. Ja kas teil on kindel võidu eesmärk silme ees või tulite? Muidugi, meie võidab võida. Kas tohib teilt paar küsimust küsida? Ei tohi? Backmaniga? Paar sõna öelda. Kas teie olete ka osalejad tänasel jooksul? Jaa, me oleme osalejad. Ja kust teil nii lahe kostüümi idee tuli? Tegelikult tuli sellelt härrasmehelt. Kust siis tuli selline idee? Kas oli oma mõte või? No me oleme kõik siuksed arvutifännid veidi, natukene. Arvutifriigid. Ja mis te arvate, kuidas teil joosta on sellistest kostüümidest? Kas raskeks ei lähe? Ma arvan, et suurepärane on joosta nendega. Ma soovitaks seda sportlastelegi. Ja palav ei ole hakanud? Natuke on. Tundub nagu väike kasvuhoone olevat seal. Natukene. Kuna te kujutate Pac-Mani, kas te siis joostes olete ka sellises rivistuses, et Pac-Man on lõpus ja väiksed koletsid jooksevad ees? Tegelikult vist on sedapidi, et koletised ajavad Pac-Mani taga, et kui koletised saavad Pac-Mani kätte, siis peab teise elu appi võtma. Nii et te olete oma idee loonud asjale, oma vaatenurga. Kust leiab materjal, et valmistada endale Pac-Mani kostüümi? Otsisime mööblipoodidest poroloni hunnikuga. Aga kas te mingit eraldi ettevalmistust ka tegite tänaseks jooksuks? Füüsilist trenni, maratoni-trenni või olete lihtsalt vormis? Käisime eile saunas. Saunas, ja nii et õlu ja saun ja see aitab ju võistelda? Ma arvan küll, jah. Okei. Mida sina arvad, Rolf, sellistest kostüümidest ja kas sa arvad, et nad saavad võidule sellise kostüümiga või on pigem raske joosta? No ideedest siin puudus nagu näha pole olnud, aga ma ei tea, võib-olla temal on nagu lihtsam joosta, et pikad jalad on ilusti ulatuvad välja. Meesterahvastel võib-olla läheb pisut raskeks, ma ei oska öelda. Eks saab näha. Vabandust, keda te matate siin praegu, jah? Me matame oma hindussõpra, kes käis Tartu maratonil, aga murdis seal juba esimestel laskumistel oma luud kõik ja kondid ja sai surma. Ja nüüd peale lumesulamist siis sulas ta sealt esimestelt mägedelt välja. Ja me leidsime ta üles. Me muidu ise oleme Indias kõik Varanasis. Ja me arvame, et me peaksime oma sõbra nüüd siis rituaalselt põletama, et tema hing pääseks ümbersündide sellest tsüklist ja et ta vabaneks nagu. Kas te kavatsete siis sõbra keset jooksu põlema panna? Me tegelikult see, et siin samal ajal toimuvad mingid teatejooksud, see tuleb meilegi üllatusena, sest meil oli nagu juba ammu nagu plaan täna see rituaal läbi viia ja täiesti juhuslikult on siia sattunud ka mingid teised inimesed. Rolf, kas sina tahaksid niimoodi surra? Tead, ma ei ole isegi selle peale mõelnud. Ma võib-olla eelistaks mingisugust teist varianti, aga samas ei saa seda keegi valida nii, et... Kas mulle tundub, või turban teie peas on käte rätist kokku mehitud? Teate, see on võib-olla, ma ütleks, et see minu süü, see on Eesti kaubandusvõrgu süü, sest me küll tellisime Indiast endale uued viimase moe peal olevad turbanid, aga ma ei tea, kas siis on Vene transiidi tõttu või mille tõttu ei ole veel kohale jõudnud. Ja plekk teie otsa ees, kas on ehtne lehmaveri või on siin? Tegelikult see on huulepulk, aga vahet ei ole, sellepärast see on minu kolmas silm, selle võib teha ükskõik millega. Vaata, Eerikul on oma helimees on ka kaasas, isegi helinaine.
ja Marjugi on kaasa rabanud. Marju Lennik on kaasa rabanud, tõesti. Tere Erich, kuidas sina sattusid kevadpäevadele? Me siin Marjuga, meil on Global Stars ja siis meil on maailmaturnee just praegu. Ja juhuslikult samal ajal sattusime Tartusse esinema. Aga Marju, kuidas sa kontsadega jooksma kavatsed minna? See on aastad treeningut. Ja helimehed / naised, et teil on ka kontsad, et kas te ei karda vigastada ennast? No me oleme juba palju harjutanud. Et Erich jooksutab teid tihti kontsade peal ringi? No tal on pea võimatu järgi jõuda ära. Milliseid kuumemaid hitte on võimalik fännidel teie turneel oodata? Naised on hullud ja uhked on nad. Neid hulle püüda katsel mõnikord mul luhtuvad. Mis te siis teete, kui te ei võida? Kas te olete siis väga nördinud? Ei, me laulame selle peale. Laulad selle peale, nii et meil on parem, kui te kaotate. Laul võidab. Muusika võidab. Armastab, ei armasta, on üheks saanud kodu. Marjul läksid ülejäänud laulud tuleb meelest ära. Ikkagi väga tublid, ja Marjul on klausid. Nagu näidite, võis siit täna leida igasugustes kirjudes, kostüümides tegelasi. Aga Kärt, räägi, kuidas oli teha sellist intervjuu korras suhtlust? Ütleme niimoodi, et mina olin enda hinge ette valmistanud natukene tõsisemat laadi intervjuuks ja tõenäoliselt see hoidis mind alguses krambis. Aga ma loodan, et kokkuvõttes läks hästi ja kuigi võib-olla tõsisemaks teema ei läinud, aga vähemalt oli lõbus. Eks meil on need tõsisemaid lugusid, ma arvan, ka tuleviku sees, nii et... Tõenäoliselt jah, et nii kaua kui saab, tuleb ikka lõbutseda. Aga võistlus siin läheb edasi. Loodame, et tees jääb jooksu lõpuni raamile. Ines, räägi mulle, aga kuidas sulle Kärt castingul meelde jäi? Kõik noored olid meie castingul väga lahedad, aga Kärt jäi meelde just selle poolest, et ta oli hästi sellise konkreetse ütlemisega ja oma vanuse kohta hästi küps ja huvitav noor naine. Kas sa arvad, et tema selliseks plussiks selles karmis võitluses ongi tema küps olek? Jaa, absoluutselt võib olla, et ei ole palju selliseid noori, ma arvan, kes on nõnda arenenud juba selles eas. Nii et noored, arenege juba varakult. Head televaatajad, meie järgmised 2 kandidaati on teie ees juba nädala aja pärast, aga kõigi 10 kandidaadiga saate te veel kord tutvuda leheküljel weekend.ee ja neid saate tegelikult hinnata. Just nimelt. Samuti on kõikide kandidaatidega tehtud lood üleval meie enda kodulehel teler.tv. Käige külastage meie kodulehte ja andke ka meile teada, kes võiks meie tiimiga kõige paremini sobida ja seda aadressile teler.tv. Just nimelt aidake meil otsustada, kes on see kõige parem uus saatejuht teie arvates, sest et saab ju temast tõeline uus täht. Uus superstaar võib-olla, mine tea. Aga samuti andke ka meile teada inimestest, kelle mõtted ja teod on väga huvitavad ja te ka ise neist tahaksite rohkem kuulda. Ma arvan, et Ines tänaseks lõpetame küll. Just, tõmbame otsad kokku. Tõmbame otsad kokku. Nii et näeme nädala aja pärast ikka samal ajal pühapäeval ja TV3-s. Nägemiseni. Ciao!